ka üks minu kolleeg, praktik, on öelnud, et kui me peame hakkama vaatama omavahelisse lepingusse, siis on juba nagunii midagi väga halvasti. Et selles mõttes jah, see mõte ei ole uus. Teistpidi loomulikult, ja ma arvan, Paul oskab siin kindlasti oma praktikast väga palju näiteid tuua, kus midagi ei ole teha, mingi hetk lähebki halvasti ja mingi hetk tulebki sinna lepingusse vaadata ja sellest sõltuvad rahasummad ja inimsaatused. No siin on nüüd vaja natuke täpsustada, et mida siin siis on mõeldud, et leping ei maksa midagi. Et võib-olla siis kirjalikku lepingut. Et tegelikult ei ole äri võimalik teha ilma lepinguteta. Kui on ka suuline kokkulepe, see on ka ikkagi ju leping, ega leping ei ole ainult see dokument. Seda, et kui öelda niimoodi, et ma tahan olla äris edukas, aga leping ei loe mulle midagi, niimoodi loeb ainult usaldus, siis tegelikult see väide ju ei ole korrektne. Ilmselt viidetakse siin sellele, et kui on usaldus, siis piisab ka suulistest lepingutest. Aga kindlasti paljudel juhtudel ei piisa. See on üks niisugune nagu selline altmineku võimaluse koht, et teinekord isegi ju tuttavate vahel, olgu kas või laenu andmine, tundub ju kohatu, et miks me siis vormistame kirjalikult, et me oleme ju sõbrad, me usaldame niimoodi, aga mingil hetkel tekib tüli või tekib see olukord, kui üks ei suuda tagasi maksma, saab sõprus otsa, ütleb, et aga ma polegi sinukast midagi saanud. Nii et küll ja küll on selliseid näiteid, et kui alguses kas koos äri alustades või mingisuguseid kokkuleppeid tehtes, kõik on sõbrad ja mõtlevad niimoodi, aga see sõprus jääbki ja tore on, kui see nii on. Ja see on ju väga tervitatav, kui leping on sõlmitud ja ei pea seda enam sahtlist välja võtma ja kõik toimib hästi, kõik täidavad oma kohustusi ja ausalt ja korralikult, aga juhul, kui midagi juhtub, et siiski sõprus saab läbi. Ja siis võib-olla ikkagi see kahetsus väga kibe, et ikkagi kõik kokkulepped, milles nüüd on väga suured eriarvamused, korralikult kirja ei saanud panna. Nii et ma ei ütle, et kõiki lepinguid peab kirjalikult sõlmima. Paljud lepingud, mida täidetakse kohe, niimoodi ei olegi vaja kirjalikult sõlmida. Aga ikkagi, mis on nagu sellise iseloomuga, et täna sõlmitakse leping, aga see täitmine toimub pikema aja jooksul või pisut kusagil hiljem, siis kindluse mõttes, olgu sõprus kui suur, on ikkagi soovitav see leping ikkagi kirjalikult vormistada. No siin võib-olla lisaks veel, et siin isegi see risk ei ole ainult, et sõprus saab läbi, et laenulepingutega on ju praktikas teada ka neid traagilisi olukordi, kus laenusaaja lihtsalt saab autoavariis näiteks surma. Ja siis tekib küsimus pärijatel, et kas seda laenu saab veel tagasi nõuda, kuidas sa siis nõuad, kui sul ei ole ühtegi dokumenti selle kohta, et seal ei ole isegi mitte ainult see tüllimineku võimalus, vaid on veel kurvemad võimalused.